Kell on saanud 2:16 peale ja nüüd on meil külas Valdo mobiilirakenduse looja Veiko Umaal. Tere, Veiko! Tere, Kristiina! Ja tere kõik Raadio Elmar kuulajad! Nii, nüüd räägime siis sellisest põnevast rakendusest nagu Valdo ja mis just Valdo eriliseks ja põnevaks teeb? Ma kõigepealt ütlen, et mul on väga rõõmus meel siin olla, sest et Valdo on ju Elmaril külas. Valdo on Elmaril külas, see kõlab nii hästi. Aga tõesti, Valdo on täiesti uus ja unikaalne mobiilirakendus, mis siis aitab korraldada inimeste ööelu ja seda selliselt, et kui me tahame minna õhtul välja, reede õhtul istume sõpradega, istume seda kodus või istume kuskil baaris, siis mõnikord tuleb ikka kihk, et võiks külastada mõnda ägedat ööklubi ja mitte ainult Eestis, vaid ka üle maailma suurlinnades. Ja me avastasime, et sellist kohta, kus võtta lihtsalt paari näpuvõetusega mingisugune koht lahti, täna ei ole. Facebook ja Google, jah, loomulikult töötavad, aga seal tuleb teada, mida sa otsid. Tavaliselt me seda ei tea. Ehk siis Valdo lahendab ära sellise spontaanse väljaskäigu probleemi. Sa võtad ta lahti, kuvatakse sulle sinu ümbruses olevad klubid, seda 75 kilomeetri raadiusest enam, ja ümberkaudselt siis ka üritused nendes kohtades. Ja me oleme loonud sellise ägeda päringukoodi või siis ütleme võõrsõna algoritmi, mis siis kogub meil sellist valideeritud ja alati värsket infot siia ühte kohta kokku, ehk siis Valdosse, ja kasutaja näeb kõike reaalajas, saab teha oma spontaanse valiku, saab kätte selle info ja mis kõige ägedam tegelikult täna, küll veel praegu Tallinnas mõned klubid, saab osta ka pileti. Juba klubisse ette ära. Miks ta peaks seda Valdost tegema, on see, et inimene pääseb listi ja pääseb sellesse klubisse järjekorra väliselt. Eraldi nagu teist, ei pea järjekorras seisma, jah, selline eelis. Ja tänaseks on ka see, et Valdos on pileti ostmine alati soodsam kui muidu ukse pealt, nii et kõik võimalikud variandid tegemaks inimeste ööeluplaane lihtsamaks on Valdos olemas. Ehk, nagu ma nüüd aru saan, et kui mina satun Võrru, näiteks, ja olen seal sõpradega koos ja mõtlen, et siis Valdo äpi abil ma saan siis vaadata, et mis mulle lähedal, millised üritused mul näiteks suvel ümber siis toimuvad või minu 75 kilomeetri raadiuses, jah? Jah, sa saad näiteks täna juba teha tegelikult plaane, kui sa, Kristiina, plaanid minna näiteks nädalavahetuseks Võrru, siis sa võtad juba praegu Valdo lahti, mis on, ütlen siinkohal ka ära olemas mõlemale platvormile, nii iPhone'idele kui ka Androidile, ja sa näed ära juba täna, mis seal antud klubis toimub. Ja kui sa oled väljaspool 75 kilomeetrit, kui sa näiteks oled täna siin Tartus ja mõtled minna Tallinnasse, siis meil on ka otsingunupp olemas, kuhu sa saad siis tippida klubi nime või ürituse nime või mis iganes, kui sa tead midagi. Ja äpp annab sulle kõik Tallinnas toimuvad üritused, aga mis sealt veel kõige ägedam on edasi, on see, et kui sa plaanid minna näiteks Stockholmi, mis on õudselt suur või London, siis tipid sa sinna London või Stockholmi ja visatakse sulle ette kõik absoluutselt seal toimuvad ägedamad üritused, suurimad klubid. Miks me oleme just jäänud selliste suurimate või kuidas ma ütlen, nagu nende populaarsemate klubide juurde on see, et me ei taha oma kasutajaid või siis turiste või keda iganes juhatada väga väikestesse kohtadesse. Ja seda natuke nagu turvalisuse eesmärgil. Nii et meie algoritmi on sisse kirjutatud teatavad kriteeriumid, mille järgi siis see päringukood töötab ja neid asju, kohti ja üritusi valib, et kõik oleks turvaline, kõik oleks informatiivne ja inimesel kasulik. Et reisivale inimesel on Valdo kindlasti väga hea abimees taskus. Et välismaal on sellised suuremad klubid, aga siin Eesti siseselt ringi rännates siis on ikkagi ka väiksemad kohad, kui on seal mingi kriteerium siis tõesti külastajate arvu pealt või kuidas ta võtab neid otsinguid? Ei ole. Kuna me oleme Eesti asi nii-öelda ja Valdo on ilusa poisi nimi, siis Eestis me oleme listinud ära nüüd kõik ägedamad ja populaarsemad ja sellised ka väiksemad kohad. Selles mõistes, et kui me Eestis ka ringi liigume suvel, siis juba äge on avastada mingeid uusi asju, uusi kohti, uusi üritusi ja neid meil Eestis suvel teatavasti ka toimub, eks. Et eestlastel me oleme orienteeritud selliselt, et me oleme katnud ära kogu Eesti, kuna Eesti ongi suur linn tegelikult, eks. Aga maailma mõistes oleme me orienteeritud suurlinnadele ja kui me räägime nüüd täna tegelikult numbritest, siis Valdo omab täna informatsiooni
pea 800 ööklubi kohta üle maailma, me oleme infot jagamas 28 eri riigis ja meie andmebaasis on 62 linna. Viimati lisandus meil nüüd listi ka Ibiza saar näiteks, et kui sa oled minemas Ibizale, satun sinna lihtsalt niimoodi. Siis sa võtad Valdo lahti ja sulle visatakse oi, kui palju ägedaid üritusi, et samamoodi ka näiteks meie äge puhkusepiirkond Varna Bulgaarias, eks ole, mis on meil reisis kohtakse paljudes reisikorraldajate poolt antud ettevõtetes, et ka seal on meil listitud klubid, et inimesed ei tea ju reisides, kuhu minna. Ja me oleme sellele probleemi siis Valdo näol täiesti ära lahendanud. Et Valdo aitab mind igal juhul, ta on ainulaadne, nagu ma aru saan praegu abimehena, sellise abimehena maailmas ja Eestis. Ja igasse telefoni siis ma saan selle tasuta enda jaoks alla laadida, et kui mul tarvidus on, jah. Absoluutselt, et Valdo on täna meie teada maailma suurim antud info jagaja üldse mobiilirakenduse näol, mis tõesti toimib üle maailma ja hea on ju see, et kui sa tuled näiteks inglasena Tallinnas aega veetma, pidusid nautima, siis jube äge on ju, kui sa lähed koju tagasi Londonisse ja avad Valdo ja siin töötab see ka, eks. Et jah, ta toimib täna mõlemal platvormil ja me muidugi kogu aeg täiustame seda, aga Valdo ei ole ainult infojagaja täna, vaid Valdos on olemas ka sotsiaalne pool, ehk siis lihtne Facebook login annab sulle võimaluse jälgida oma sõpru, et kus nad pidutsevad, jah? Täpselt nii. Meil on olemas follow funktsionaalsus. See tähendab siis seda, toome näiteks Instagrami, eks. Et kõik inimeste või siis sinu sõprade tegevused kajastavad feedis, mis on meil järeldi nupp rakenduses. Sa saad jälgida, kuhu su sõbrad plaanid minna. Meil on olemas ka check-in funktsionaalsus, mis peole jõudes vajutades automaatselt või ma pean ise... Sa pead seda kahjuks täna ise tegema. Väga hea küsimus, Kristiina, või lause selles mõttes, et tulevikus on see automaatne. Aga see check-in funktsionaalsus annab sulle võimaluse teha üritusest pilte, laadida neid ürituse seinale ja näiteks mina võib-olla olen laiskreede õhtul, väga välja minna ei jõua, siis ma mõtlen, et huvitav, mis seal klubis küll toimub. Et seal on siis info üleval, et mis seal kõik ja kes esineb ja näeb ka pilte ja... Jaa, seal on kogu info, mida sul on vaja ühe peo jaoks saada, see on kõik 2 näpuvajutusega kaugusel, nii et see on imelihtne tegelikult. No miks seda vaja oli? Või on? Jaa, seda oli tegelikult vaja mu enda jaoks paar aastat tagasi, kus ma tegelikkuses istusin ühes lounge'is ja mõtlesin täiesti spontaanselt, et nüüd ma tahaks õue minna. Aga internetiotsing tavaline, siis on liiga palju seda infot. Aga mida ma otsin? Ma ju ei tea, mida ma otsida. Kus on hea pidu? Jah, et see on päris hea, seda peaks proovima tegelikult. Et seda infot ei olnud ja see mul tuligi nagu mõttes, et kas tõesti meil aasta 2017 juba, et võiks ju olla üks koht, kus on kogu see info koos, kus ma selle kiirelt kätte saan. Ja mis lahendab ära täpselt seda samus, nagu ma enne mainisin ka spontaanse probleemi, et anna mulle ideid. Ja Valdo täna ideid annab, et annab idee, annab piletiostu, annab sõpru, mis iganes, nii et see kõik on ühes asjas koosnud, jah. Aga Veiko, sa ise nüüd oled kuidagi selle rakenduse asutaja või loojana kuidagi võib-olla sellest muusikast ja melust, et kui palju sa ise selle sees enam oled, et kui nüüd meenutada, sa oled tegelikult ühe ansambliga seotud olnud, siis see Kramp, jah, on selle nimi olnud. Jaa. Et kas sa enam muusikat ise ei tee, et pigem ikkagi selliste klubide ja muusikat naudid kui külastajana pidudel, et ise enam muusikat ei tee, jah? Jaa, tegelikkuses eks see musikaalne taust, kui nii võib öelda. Et kui minna sinna muusika aega tagasi, siis eks see aitas mul ka natukene seda rakendust luua, sest ma tean väga paljusid kohti, eks ma tean, kuhu ma ise minna tahaks, mis inimestele meeldib, nii edasi. Aga muusika tegemisest olen ma küll natukene nüüd kaugemale jäänud. Eks ikka enda jaoks ju mängid ja võtad vahepeal pilli kätte, aga niimoodi laiale üldkonnale või üldsusele ei ole ma seda teinud ja mõni aeg. Aitäh, et rääkisid meile Valdost natuke lähemalt ja nüüd saavad kõik ise Valdoga siis tutvuda, otsida üles selle rakenduse. Ja siin on väga lihtne veebiaadress, selleks on www.valdoapp.com või siis kirjutad App Store'i või Google Play's lihtsalt sisse Valdo ja siis antakse sulle või teile ilus Valdo kollane. Suke kollane. Jah, Valdo tunneb kollase järgi hästi ära, et see paistab igal pool silma. No nüüd jutu lõpetuseks kuulame ikka, kuidas sa seda kitarri seal ansamblis Kramp mängisid ja selline lugu nagu Punane roos jääb siia sisse meie juttu praegu lõpetuseks.